Jüri Müür, mehe nimi Juhani poeg, Eesti filmimees, kolleeg ja sõber. See siin on meie teine film temast. Kireva elukäiguga mulgi poisist, kes alles 24-aastaselt saab Karjalas keskhariduse ja on parasjagu lõpetamas Moskva kinoinstituuti. Elu on niisugune, midagi ei ole teha, kallid inimesed. Niimoodi on elu olnud, kuidas me saame selle maha lõigata. Vaat selles on asi. Kõige lihtsam on, korrektorid lõikavad välja, aga hinges siit ei saa ju välja rebida. Ta on olnud 5 aastat abielus venelannast arsti Ziinaga. Oleks nagu aeg tasapisi tulla tagasi Eesti kultuuriruumi. Elu lugu või ajalugu. Lähedalt vaadatuna sageli üks ja seesama. Ja ma olin esinduses ja trepist tuleb alla sealt üks noormees tumedas mantlis, ütleb tervist, kas teie olete Kalju Kiisk? Ma ütlen, olen küll. Minu nimi on Jüri Müür. No kuidas teil nüüd läheb? Ma ütlen, ilusti läheb. Ma olen kuulnud ka aga nüüd me hakkame võistlema seepärast, et varsti tuleb igavene hunnik noori mehi siit Moskvast ja siis läheb võistluseks. Ja mina sähvatas nagu sekundiga, et kas ta nüüd, vaata mis kui iseloom. Seal samas hakkas ta laginal naerma, ütleb, see on tore, et te praegu Tallinn filmis on. Küll me saame tööalal veel seal kokku. Ja nii möllitakse üliõpilane Müür Tallinna kinostuudiosse tööle. Ta ei tunne siin peaaegu mitte kedagi ja teda ei tunne siin peaaegu mitte keegi. Nutuselt armitu tehnilise baasiga provintsistuudio. Iseenda õpilaslikult abitud lavastaja oskused. Milleks meile Tammsaare, küsib kultuuriminister Ansberg. Lõppkokkuvõttes ikkagi äkki selgus, et Peekmanid on ikka meie tulevased kaasautorid tulevases filmis ja siis läks niimoodi välja, et no davai, ikka teeme selle filmi ära ja vaatame, mis edasi saab. Klassik Lev Kuleshov ehk meenub Kuleshovi efekt. Retsenseerib ühe küla meeste käsikirja ja on väga kuri. Dramaturgiliselt ülekoormatud, karakterid ebatäpsed, kuhu vaatasid Nõukogude piirivalvurid, kui Eesti kalurid Soome sõitsid. Iseenesest lihtne lugu. Eesti kalurid jäävad tormis merehätta ja triivivad edelatuulega Soome randa. Jüri pole samuti stsenaariumiga rahul. Tasapisi pillub aga ideoloogilise konjunktuurluse filmist välja. Soomet filmitakse muidugi Nõukogude Karjalas. Ega igal pool ei aktsepteeritud sugug neid noori ja rohelisi, kes tulid kuskilt sealt instituudist, rumalad ja teanad mitte midagi objektiivset elust ega nii edasi. Ja meile äkki pakutakse välja täismetraasfilmid. See oli ikka meil ikka nagu, ütleme ausalt, ikka täis pauk igati positiivses mõttes. Esimene võte Pitkärantas istus Jüri Müür, mingi paadisilla peal Grisha. Minul oli juba kostüüm seljas ja läks lahti. Ilus, eks ole? Ilus? No jah, tore. Kaunis. Kaunis? Nii. See on totta. Jüri kutsub teiseks režissööriks teatrikoolitusega televisioonilavastaja Grigori Kromonovi ning tunnistab ausalt. Töös näitlejatega olen veel üsna roheline. Grisha on mulle suureks abiks. Ta tunneb näitlejaid ja oskab neile paremini läheneda. Ja Grisha tuli siis kuidagi nagu ebalevalt oli, aga tuli meiega ja eks need algused jutud olid võrdlemisi abstraktsed loomulikult, aga Grisha suhtus natuke algul nagu õpipoisina selles asja, kuigi me olime kõik rohelised ja mis me sellest filmist ikka nii kangsti teadsime. Seal oli põhiroll muidugi alguses ikka kindlalt Jüri käes muidugi. Hei, Flikka! Grisha niisuguse intelligentse olemisega ja rahuliku kõrvaltvaate pilguga jälgis seda tööd
Jüri piirdus jälle väga lühikeste repliikidega, aga mis ei tarvitsenud ka jälle väga täpsed olla, sest ütleme teatrinäitlejad, nagu nad kõik olid, ega siis Jüri oli ju sellest asjast ju väga kaugel. Üks asi on instituudiõhkkond, seal eksamite tegemine, teine asi siin Eesti näitlejatega töö, kus nad ka midagi kinust ei jaganud, eks ole, või siis meie siin rohkem jagasime. Minul on jäänud mulje, et nad klappisid suurepäraselt. Nad olid kuidagi oma rollid ja kohustused väga osavalt ära jaganud. Jüri ei toppinud nina üldse sinna, kui Grisha midagi tegi ja Grisha täpselt samuti Jüri puhul. Nad rääkisid omavahel sosinal, mingeid vaidlusi ma ei mäleta. Mul jäi ka mulje, et siis mõnikord Grisha nagu õppis või kuulas, mida Jüri rääkis mõningatena kaadri asetuste puhul ja kuidagi nii see asi laabus neil, aga kui Grisha rääkis näitlejatega, siis Jüri oli eemal. Võib-olla Kramunov mõnikord ehk liiga palju seletas. Liiga palju seletamine viib teinekord. Mõtte niimoodi ei saagi aru, mis ta ütelda tahab. Ja väga täpne. Sest ega Grishast oligi raske aru saada. Tema mõte läks mõnikord nii keerulises kätte, et ütles ise, nüüd ma enam ei saa aru. Kuu aega on siin Pitkärandas Laadoga põhjakaldal palehigis filmitud, kuid mitte keegi võtturühmast pole meetritki võetud materjali näinud. Ja siis lahvatab märul. On väga palju praaki. Kes on süüdi, pole kohe selge. Algab filmimees Müüri kolgata tee, mis kestab terve elu. Ja kes siis nüüd rohkem kaebas, vähem kaebas, kus me seda teame, neid foone, mis jutud kuskil aeti parteibüroos või kunstinõukogu või Tain Lootsi kabinetis või ega meie karsnikiga sinna muidugi ei läinud ega ei olnud seal. Ja meil tuli see natuke vähe ootamatult. Aga üldkokkuvõttes pandi ikka film seisma ja kohale kutsuti meie teenekad professorid Moskvast, et nad andaksid nõu ja vaataksid muidugi materjali, musta materjali. Müüri dokumentaalsuse taotlus oma esimeses mängufilmis ajab stuudio tagajalgadele. Direktor Danilovitš, nii edasi töötada ei tohi. Mis oma stiilist te räägite? Školnikov, ma ju ütlesin, sellise grupiga filmi ei tehta. Jeltsov, oleks tohtinud algajale täispikka anda. Parvel, miks saab diplomant 180 palka? Kamaruška filmi ümber on tegelikult põhimõtteline. Vanad varjaagid ja siia pidama jäänud gastrollrežissöörid tajuvad hästi, et Müüri läbimurre seab ohtu nende endi karjääri. Kes, keda? Eesti filmi ilmub uus kõnekäänd. Kas on metsatulekahju või väntab Müürfilmi? Kõik õpetavad. Selle loo kaasstsenarist ja väljaõppinud filmioperaator Eme Beekman tõenäoliselt siiralt, sest valmis film on tõesti tüki parem käsikirjast. Algajad operaatorid Karsnik ja Rehe koperdavad võtteplatsil ja Jüri muutub närviliseks, isegi kurjaks. Jüri Karsnik kurdab parteibüroos. Režissöör karjub meie kui koerte peale. Harri Rehe on vist viimast tänagi, 43 aastat hiljem. Muidugi Jüri oli mitte eriti rahul meie materjaliga, aga mis meid vahel natukene, Karsnikiga vahel väga isegi häiris, oli see, et ega Jüri tahtis ju kõik olla A ja O ja igal pool. Tema tahtis isegi valgust panna ja kaadrit panna ja kompositsiooni panna ja kõike meie eest juba ära teha. Teinekord ma isegi talle ütlesin niimoodi, tasa, ära nii kõvast tühjast asjast ei räägi. Ma panin selle rohkem niisuguse temperamendi, tema iseloomu ja kõigi selle arvele. Mitte see, et ta oleks mingi pahatahtlik või ülbe. Ei, ma ei ütleks seda. Kaatti korgustek karmis loevamat. Ahoi. Läks lahti, mis Oli õige lahti läinud. Ja Kenni, kus ronid? Täis kui sitikas. Oli kedagist. Kõik on korras nagu Norras. Kõik vaatasid niimoodi vaigus hull. Mis mees see nüüd on? Täpselt, see oli õige. Seda võeti kohe niisuguse isikliku solvumisena ja nii, et selles suhtes ta leidis endale kohe niisugusi jutumärkides nagu vaenlasi. Ja
Hõõruti käsi vaiksed nurgad, aga mis selle muud oli? Nii me saime üksteist asjast aru. Mis seal ikka muud oli? Ma võtsin rõõmust mehed ellu jäi. Kui kolmad päeva lõtsub tuul ja jaksus puudul vastipuud, siis üle tormi kõigetab, kõik vorjede lennusid saab. Esimest korda võetakse Jüri joomise pärast sihikule just siinses filmiekspeditsioonis. Sellest küljest on ta nüüd hõlpsasti haavatav. Ja Jüril läks vahepeal see laine nagu üle pea kokku lihtsalt. Mis ta sisemuses võiks tunda, aga ma ikka oletan seda, et tema ambitsioonid olid nagu kõrgemad kui tiivad kandsid. Jaa, diplomid kaitstakse kõik väga hästi, aga diplomitöö sissejuhatuses ei hoia Jüri värve kokku. Ta on Dovženko ja Mosfilmi maailma tasemelt prantsatanud endasse sulgunud keskpärasusse. Ideoloogiliselt suurauad peavad veel vägevalt. Kompartei keskkomitee esindaja istub kunstinõukogus isegi näitlejate valiku juures, rääkimata direktori otsetelefonist partei peamajja. Юра не был человеком спонтанным. Для творчества нужна спонтанность. Для творчества нужна незапрограммированность. Для творчества нужно иметь возможность заглядывать в собственное подсознание. Он был, наоборот, очень сконструирован, он был очень конкретен, он был очень чёток. Oma korterit Jüril pole ega tule niipea. Aga ta jõuab kirjutada teatriretsensioone, õiendada näitlejate õppestuudios, esineda raadios. Muukeelne filmimaja on äkki Jüri kõvahäälset tegutsemist täis. Otse kui oleks ta alati siin sekeldanud. Paljud kinoteoreetikud ja mitte üksnes teoreetikud on tänini veendunud, et filmis peab olema kas dünaamiline väline tegevus või teravalt emotsionaalne sündmustik või siis mõlemad koos ja ei midagi muud. Aga just nüüd, meie päevil, selgub üha enam ja enam, et ekraan võib jutustada mitte üksnes välistest sündmustest, mitte üksnes tunnetest, vaid võib jutustada ka inimese mõttemaailmast. Ja kui kord kino õpib väljendama mõttemaailma nii, et vaatajad hinge kinni pidades jälgivad mõtete võitlust, käärimist, konflikte mõttemaailmas, siis tõuseb ta oma kõrgemasse arengustaadiumi, astub elu täisväärtusliku kujutamise poolest julgelt kirjanduse kõrvale. Ja siis ongi põrgupõhja aeg. Tallinn filmi esimene klassika ekraniseering. Ma mäletan, kuidas Müür istus aeg-ajalt toimetuses ja agiteeris kõiki, kes seal sinna ilmusid, et ma tahan teha põrgupõhjat, ma pean selle filmi valmis tegema, ma olen selleks nii palju vaeva näinud. Ma tahaksin, et minu õpetajad ometigi näevad, et ma olen kinos millegagi hakkama saanud. Ma lihtsalt ei saa seda filmi jätta tegemata. Юра был очень волевой. Видимо, то, что, так сказать, он пережил в жизни, в детстве и в юности, научило его, что нужно выстаивать, нужно бороться, нужно... И вот эта вот попытка самореализоваться во что бы то ни стало, это, с одной стороны, видимо, требовали те бури, которые бушевали в его натуре, а с другой стороны его волевое начало, которое не привыкло быть побежденным, не хотело быть побежденным. Natukantsja, natuke kaval. Jüri kutsub filmi helioperaatoriks Kadi Vihalemma. Kadi ei ole vanal võtteplatsil siin Kabala põlislaanes käinud täpselt 40 aastat. Me dubleerisime vene filme eesti keelde ja mina olin seal dublaažis helioperaator ja Igor Jeltsov oli režissöör. Ja siis, kui ekraanil jooksis see kaader, kus Jüri Müür seal nagu osales, Igor Jeltsov näitas mulle näpuga ja ütles niimoodi, et see mees on Jüri Müür, ta tuleb varsti siia Tallinn filmi tööle ja hakkab filme tegema. Siis, kui ta hakkas stuudios niimoodi ringi liikuma, siis ma vaatasin, et Juuse on väga ennast täis mees, et käib kogu aeg pea püsti niimoodi ja vahib ringi.
Et film ülepea käivitub pärast nii tormiliselt kulgenud diplomitööd, see jääb Jüri teeneks. 2 mehe film. Grisha Kromanov on siin nüüd kaaslavastaja. Mustvalge, nagu kõik Jüri mängufilmid. Tammsaare koduvilene paradokside filosoofia on ohtlik ja Müür on liiga isepäine tegija. Ja mul on meelde jäänud siis särav ja üliõnnelik Müür, kes käis jällegi aeg-ajalt toimetuses ja rääkis, kui hästi see töö läheb ja kuidas Salulaht siiski tüpaaži ülesandeid täidab. Ja missuguse helesinise tulega põleb Grisha näitlejate ees. Mul on nii meelde jäänud see. Ta rääkis, ma ei mäleta, et ta oleks eriti rääkinud oma tööst, aga ta kiitis väga Grishat. Ma ei tea, kuidas nad jagasid. Ma ei suhelnud niimoodi isiklikult selle Jüri Müüriga sellel ajal, sellepärast, et ta lihtsalt oli režissöör ja mina olin helimees. Aga proovid näitlejatega, enne kui hakati filmima, need Jüri istus ja Grisha nagu töötas nendega ja Jüri jälgis seda siis kõike. Ja temale ei meeldinud niimoodi väga pikalt ja laialt seletada. Lühidalt ja asi selge. Ja sellepärast, kui nad Põrgupõhjaga niimoodi koos töötasid ja Grigori Kromanov seal eriti paviljoni võtetel istus ja nuputas ja ikka eietas ja otsis näitlejate vahel seda õiget niisugust, siis tihtipeale Jüri kannatus sai otsa ja ta ütles niimoodi, minu meelest aitab küll nüüd, et meil on käes see, mis me vajame. Kummaline metsatare, õieti matkamaja seisab täpselt Rein Raamatu kujundatud Põrgupõhja filmitalu kohal. Kabalameeste kummardus oma kunagisele kolleegile, metsatehnik Müürile. Vaevalt, et mujal Eestis on ühte filmiplatsi nõndaviisi tähistatud või põlistatud. Mida saaks üks filmimees sealt poolt rohkem soovida? Millest sa... Issand jumal, sarvedest! Poistel on sarved! Mis siis? Kuis mis siis? Inimese lapsel sarved peas. Aga kui pole inimese laps? Lora, ega sa siis vanapagan oled sarved? Olen. Eks katsu. Siis oled sa vanast ja suurest soost. Ants ütleb õilsast. Võib-olla ta oli liiga kärsitu või räme oli võib-olla need näitlejate suhtes. Võib-olla ta seda just selle filmi juures kartis, sest see oli küllaltki raske film oli näitlejad. See oli pähkel, sest Grisha oli suhteliselt ikkagi pehmekene näitlejate suhtes, eks ole. Grisha muheleb hiljem. Minu ettepanekud ei olnud kunagi direktiivsed. Muidugi ta liialdas ja oli ka kõvad suuri möödalaskmisi, kuid ma ütlen seda, et ega see paha ei ole, kui mees, kes teeb nii suurt tööd nagu filmitööd, on nii tugevasti omas asjas kinni, usub sellesse, mida ta teeb. Kogu võtteplats on ju Jüri Müüri täis. Kui ta ikka läks põlema, eks ole, ta võis ju näitlejad väga halvasti ütelda, aga näitlejad on ju küllaltki emotsionaalsed inimesed, lähevad niimoodi oma vahel riidu ja ongi lõpp, eks ole. Tuleb filmi pealt ära ja kogu moos. Ega ta üleüldse niimoodi mitte midagi eriti ei kurtnud. Kõik oli selles mõttes sissepoole, aga kui ta nüüd vihastas, siis oli jälle kõik väljapoole. Kõik said aru, et ta vihastas. Jüri, kui hakkas nagu kõva häälega rääkima, ta oli võrdlemisi niisugune tugev, tore hääl, kandis kaugele. Ja kui ta hakkas kõvasti rääkima, Grisha ütles, et oot üks moment, palun. Ta andis kõksti seepärast, et ta sai aru, et ta jutt läks nagu natuke liiga taevasse, läks maa pealt juba ära, kus... Kino hakkab väljendama mõtete sfääri, mõtete liikumist ja mõtete konflikte, mis sellest, et veel aralt, võib-olla ka oskamatult, need on ju esimesed sammud. Säärasel puhul me võime täieõigusega rääkida filosoofilisest kinost, nagu me praegu räägime filosoofilisest romaanist,
filosoofilisest teatrist. Ise oled siin, aga hinge ei ole. Kus mu hing siis on? Võib-olla kusagil mujal teises hingekirjas. Peetrus ütles, inimene on patune, ei saa õndsaks. Tahab, aga ei saa. Võib-olla ei tahagi. Võrgupõhja talu koos vallasvaraga on müüdud kavalantsud. Ebafilmilikult staatilised kaadrid. Algaja režissöör on pildis ootamatult konservatiivne, õieti väldib ta visuaalseid vormi otsinguid, öelgem siis nii. On ju Sergei Urussevski rabeleva käsikaamera aeg. Keset kõige tormilisemad filmitegu hakkavad partei asjapulgad Tallinnas oma otsuses kõhklema. Direktor Danilovitš, kas ikka tõesti on vaja nii suuri režissööri pingutusi, kas partei vajab praegu seda teemat? Hruštšovi sulaeg on maha jahtumas. Ja saadab partei kontrolli eesotsas umbkeelse väsimatu Korbunoviga Suure-Jaani võtteplatsile. Müür märatseb, need on Beria võtted. Automaadi valanguna järgnevad nüüd juba kommunist Müüri personaalküsimuste arutelud. Rosenthal, Müür ülbitseb, Školnikov, ei tohi lubada anarhiat. Ja õudust, filmirühmas ei olegi oma partei rakukest ning Müüril on 2 kuu parteimaks tasumata. Kust võtsid varem selle Põrgu ja Peetruse? Kartsin, et saadetakse tagasi Venemaale. Ja selleks tegid Venemaast Põrgu? Üleb vist. No näed, Jurka, lugu polegi nii hull. See on juba päris inimese jutt. Välisfestivalidele ei pääse see film kunagi. Ehkki ta saab Baltimaade parima filmina Suure merevaigu auhinna. Meistripaberid on käes. Noore režissööri Austria turismireisi soovile vastab parteibüroo eitavalt. KGB väljasõidupaberites kajab kellakäona, astus vabatahtlikult Saksa armeesse. Aga keegi tundeline KGB mees kirjutab, ta oli ju 15-aastane. Teate, me võtsime ükskord vastu uute aastat Karepalt. See oli 65. aastal, mul on siin märge tehtud. Aga näete, siin on siis Jüri Müürist niisugused visandid, siinast visandid ja siis siin, kuidas Jüri Müür kuulab kindlasti minu mehe mingisugust juttu. Millegipärast ta hoiab suitsu suus, mis mulle üldse ei meeldinud. Siina morni näoga istub siin. See on nende viimane koos veedetud aastavahetus. Abielu on lõhke minemas. 2 kõva kivi kokku ei klapi. Inetud skandaalid. Siina nõuab stuudiolt Jüri viinaravile saatmist. Arst nagu ta on. Ta oli arst ja teate, tal oli nii huvitav välimus, et ma kohe tahtsin teda joonistada, nagu Jüri Müüristki ei jõudnud teha. Ehkki ma tahtsin seda teha, sest tal oli väga omapärane huvitav nägu tal oli. Ja üldse teate tema poos alati, kuidas ta istus ja kuidas ta rääkis, see oli kunstnikule huvitav vaadata. Jüri naudib jälle mundrit ja relvi. 20 aastat tagasi kamandas ta Saksamaal samavanu poisse. Nüüdseks on ta 4 aastat olnud komparteis. Kaljo Kiisk on just võetud parteisse. Eesti-aegsed Saksa sõjaväes käinud mehed mõlemad. Ma ütlen, et me olime siis juba niisugused head sõbrad, kes pikalt ei räägi ega seleta ega midagi. Ja ma ütlesin, et Jürka, sa lugesid läbi. Kõik on selge, Kalju. Kõik, ei ole midagi. Vaatasime otsa, pilgutasime silma ja hoidsime naeru tagasi. Täpselt, kui see läks, see marss hakkas. Tallinn! Kui ei vasta, palun andke mulle 11.23. Mis siis Tallinnaga on juhtunud? Tallinnas arutab stuudio parteibüroo täpselt selle juulikuise filmingu aegu, miks Müür puudub koosolekult.
Jüri näeb Juhan Smuuli sõgedate lugudes Hemingwaylikku Vanameeste merd. Jüri taotles dokumentalistikat ka Sõgedate külas. See oli selge taotlus ja seda on filmis tunda. Probleem iseenesest oli ju suurepärane, see inimlikkus, humaansus, eks ole, selle vana kaluri kuju, mis läbib filmi. See on ju ilus materjal, aga filmis stsenaariumit ei olnud. Niisugust asja oleks tohtinud käiku lasta. Ja ma julgen kasutada seda sõna, tõugati käiku. Suvine film sõidab võtetele alles 16. septembril. Jüri on veel väge täis. Ta usub ilmvõimatusse, et ta päästab stuudio Püha Lehma aastaplaani. Teiseks režissööriks tuleb Arvo Kruusement. Ka tema on Hans Albertsi fänn. Goodbye, Johnny, armas Johnny, mil sind jälle näen. Olid kena sõber vana, nüüd kõik jäävalt on läinud. Umbes niimoodi laulis seal. Niimoodi ta oli, jah. Goodbye, Johnny. Toimuv on algusest peale hüsteeriliselt rabelev. Käsikiri valmis saada 2-3 kuuga, see on mõeldamatu, võimatu. Appi kutsutakse rahvakirjanik Smuul ise, paraku täielik võhik filmi asjades. Jüri ja Juhan teevad siin koguval palehigis tööd. Vähemalt tahaks nii uskuda. 8. juuliks oleks käsikiri nagu koos, pool suve on läbi. Seal ikkagi nad arvasid ise ka, et ega see stsenaariumist ikka päris küps ei ole. Ma ütlesin talle ka seda kohe ja ta tõmbus kosaks niimoodi. Me Juhan Smuuliga kirjutasime ja sina ütled, et jätab niisuguse niisuguse leige või amorse mulje. Mis jutt see on? Me teame ju kino, eks ole, aga sa pead veel hakkama õppima kino. Sa oled õpipoiss ikka. See algus läks täitsa selle filmi toimetamise rappa. Filmi toimetajaks määratakse Lennart Meri. Tema koostöö Jüriga nähtavasti ei klapi. Tead, mina ei mäleta teda sellest ajast ausalt. Ja mina lugesin tiitritest, et Lennart Meri on toimetaja. Mina küll ei näinud, ma ei tea, kas ta ei tulnud juurde või. Mida pilkamisi ütles, kui sina võtad inglist ütre, kaasa vaaraks, kaasa saad ja halli kassi kirja ja keldri veel. Jüri viskab joomase näitleja trupist välja, rolli võtab endale. Mine võta nüüd kinni, on see edevus või sundkäik. Hurraaga alanud lugu kisub sügisvihmas vägisi nutuseks. Vaadake neid oktoobrikuiselt raagus puid heinaliste selja taga. Hääd teetal minna ja teist tagasi tulla. Läheb ta kui eesuke paljajalu pöödarintu alla. Mina ei olnud Jüriga üks veregrupp. Meil oli see algusest peale selge ja me saime hästi läbi ja toredad mehed kõik, eks ole, nagu me oleme. Jürile meeldis selline üldine joonis, mis on stseen luua, siis operaatori liikumine ja kaamera liikumine tähendab, aga siis filigraanset tööd, psühholoogiasse tema ei tunginud. Nüüd on minuga lõpp. Surm enne surma. Inimese süda. Ta ikkagi pani, öeldakse labidaga vahest. Ütles järsult ära, aga näitleja tõmbab siis hoopiski sisse. Näitleja läheb kinni. Ta tunnetas, et materjal on nagu õre ja ta ei osanud nagu midagi näitlejale ütelda. Mitte see, et ta ei osanud seda, ta ei tahtnud seda teha. Aga kõik need teised jutud, mis sinna kõrvale, ta viis küll ilusti meeleollu, tähendab, ta tegi väga selgeks, tegi puust ette, värvis punaseks paljud asjad. Ja selles mõttes minul ei ole tagantjärgi talle mitte ühtegi etteheidet. Toome minu mootori, kindlam! Tuled ise ka või? No mis siin küsida? Kinos saab igaüks, kui ta on filmi pääsenud tegema, teha ikkagi filmi nii, nagu tema nokk on loodud. Laulda seda laulu, mis
ja mis vahenditega ta formeerib ühe niisuguse liikuva aegruumi, mis pealtvaatajat, ütleme, mõjutab, see on täiesti tema individuaalsuse küsimus. Tegelikult talle meeldis olla juht ja talle meeldis kamandada ja talle meeldis, kui kõik täitsid tema käsku ja ta tahtis kõik ise teha. Torman. Ja samal ajal Jüri Müür tapab lammast. Temal nuga käes ja mina teen selle asja ära. Paadimootor jäi seisma, Jüri pani mootori käima. Teised ei saanud hakkama. Auto jäi liiva sisse kinni, veomasin. Juht kurat ei saa hakkama. Mine ära. Mine ära. Hüppab ise rooli taha ja kujut ette ja viiski masina liiva seest välja. Kulli nina juures on laev maale joost. Torm on väljas, kuulete ju? Kuus meest! Mitte rohkem! Inimene oli siin loodusega nii vastamisi ja looduse jõud käisid inimesest üle. Lihtsalt oli suur ebaõnn minna nii hilja välja filmima ja siis tuli lumi maha. Ja lumi tuli maha ja jäigi. Filmimata jäi väga palju materjali, mis oli ette nähtud. Lihtsalt ei jõutud, ei suudetud ja plaan tuli täita ilmselt. Pöörase aja ja rahakuluga saavad tehtud päästvad kombineeritud võtted Odessas ja Jaltas. Aga imesid, isegi filmi imesid, ei juhtu. Valmis film on tervelt 20 minutit ja see on viiendik, lühem lavastusprojektist. Muidugi kukub ta läbi. Kuid stuudioplaan on päästetud. Nüüd võivad kriitikud režissööri lõhki käristada. Jüri on lõksus. Ta on selle raskepärase kinomasina värgi käigurattaks saamas. Looja ja ohver ühtaegu. Mõni aeg hiljem Kinoliidu kongressil paiskab kolleeg ja filmitoimetaja Meri publikusse. Kui Müür oleks teatris sõgedaid nii ebaprofessionaalselt lavastunud, ei oleks teda samasse teatrisse enam tagasi kutsutud. Aga kui mees tööle jalgu jääb, üle parda. Lõhki läinud abielu viimane vaatus on traagiline. Были бесконечные звонки, если вот Юрия не было, значит, звонки. Вот можете проверить, он там-то, вот у такой-то, то-то, то-то, то-то. Вот. Ну, она все терпела. Но никогда Юрий не отрицал. Вот он, чтобы мог сказать, да, я там не был или я что, он никогда этого не отрицал. Он, наверное, не позволяло самолюбие мужское. Да. Ну и закончилось тем, что она выпила очень много таблеток. Она его до конца любила, до беспамяти. И увезли в больницу. Ну вот хорошо, ее откачали. Он узнал, ему сообщили на работу, но он в этом участие особенно не принял. И она тогда решила, что ей здесь делать больше нечего. Sinelite ajal ta tegi igatahes 150% tööd võtteperioodi aeg seal võtteplatsil ja kõik ja see talle sobis hästi see sõjavärk. See ta nagu rabeles ennast või füüsiliselt nagu rassis ennast nagu välja kõik selle, mis eelmise filmiga oli. Inimesed sõduri Sinelis. Paul Kuusbergi romaani järgi käivituv lugu on Eesti filmi üliettevaatlik katse kõnelda tõtt Punaarmee Eesti laskurkorpuse meestest. Esimene ja tänaseni ka viimane võõras mundris sõdiva Eesti sõduri lugu filmis. Ja imet, ka Saksa mundris Eesti sõduri lugu, kes ju siiani on sisuliselt ajaloost ja vaimuelust kõrvaldatud, lubades talle vaid vaenlase osa ülemaailmses moraalses võitluses hea ja kurja vahel, nagu ironiseerib eurofilosoof Hobsbawm. Ja Müür on jälle jäämurdja rollis.
Küllap stuudio uus peatoimetaja Lembit Remmelgas teab Jüri minevikku. Aga ta usaldab Jürit. On ju see film nende mõlema jaoks üks munade peal käimine, kui Papa Jansenit meenutada. Pealegi on Jüri Müürist selleks ajaks saanud Nõukogude armee leitnant. Iseasi, mis selle aukõrgendusega pihta hakata. Kus ometi saab rääkida Eesti meeste saatusest, kes taganemislahingutega läksid kuni või tollase Leningradini ja sealt siis üle ilusal päeval võeti relvad meestelt käest ja löödi metsa langetama ja kus siis surdi kui kärbsed. Üks asi, sa võid seda lugeda, aga kui see on ikkagi visualiseeritud, see on hoopis teise mõjuga. Veel ei ole kaamera korralikult lõgisemagi hakanud, kui Moskva kinokomiteest hakkab sadama tuld ja tõrva. Teisalt, müür poleks ju müür, kui seda ei tuleks. Kategooriline nõue on tugevasti lühendada tööpataljoni episoodi ja nii edasi ja nii edasi. Müür aga, müür ei tee väljagi ja filmib edasi. Jüri oli ikka aeg-ajalt, just sünge. Ja ega Jüri alati ei rääkinud ka kõigest. Ta tundus küll niisugune lahe ja avatud aga mul on tunne, et ta hoidis paljudki siin sees endas. Tal oli nagu sisemine niisugune kartus või mis kartus või kartust ei saa öelda, aga lase! Tõuse püsti! Eestlane! Mine! Lase parem siin! Mine! Nii nagu ta oli, see on mehelik kuju. See on natuke kähiseva häälega ja laiaõlgne jessakas mees. Laia tähendab lõualuudega, nagu oleks kusagil Forsythide suguvõsast pärit. Samuti oma ütlemistest oli ääretult aus ja võis öelda väga karmilt ja toorilt. Võib-olla naisolevused, võib-olla ehmusid läksid kinni sellest kõigest ja ta ei suutnud enam neid avada. Kõikides Müüri filmides mängivad vaid eestlastest näitlejad. Saiavee obun, nagu Rotermanni obun, nagu vanasti öeldi. Tõsine talumees. Jüri ütles mulle, mine aja siia vahtu. Mina võin 3 korda enne mine vahtu minna, kui see kunagi vahtu läheb. Tähendab, ma sain aru, et Jüri tunneb ennast nagu sõiduvees. See oli tema stihia, see oli tema keskkond. Püssid, sõdurid, paugud, väga lihtsad, selged asjad, seal on vaenlane, mine tapa. Mitte midagi. Ja kiindumus relvadesse. See on Jüri mängumaa. Tallinna värk seal Võrumaal. Ta laseb nüüd raketti, eks ole, et algame. Ja ta laseb mulle 2 korda, tead, rakett läheb näu eest läbi, kurat. Ma ütlesin, tead, aitab Jüri. Ja tal oli niisugune maania, raketi püstolit ei tohtinud tema kätte anda. Aga ta kogu aeg tahtis oma taskus hoida seda, et paugutada, tead. Ma ütlesin, et pauguta nüüd üksi edasi ja ma lähen minema. Siit saati on Sineleid Jüri esimene film, kus tal pole kõrval kaaslavastajat ega ka teist režissööri. Selge. Leski! Leski! Jagu 50 meetrit tagasi ringkaitsesse. Poisid, lähme. Jah, et näitlejaga tööd teha. Kui sa tunnetad õhust ära või et sa oled lavastajaga ühel lainel või kuidagi ühtemoodi mõtled või saad sellest ühtemoodi aru, siis polegi vaja eriti rääkida. Ta ütleb sulle, ära tee nii või vaata, et see võiks siin olla niisugune käik ja kas siin ei ole nii ja Võt see on niisugune töö või? Transpordiroodus on hea küll, aga kuskil staabis või lausa sulga mehka. Kes teist viimati kalmu nägi? Peaks vist ette kandma. Tal oli endal asi selge, kindlalt, sest ta oli selleks tööd teinud. Ja ta eeldas kusagil loomulikuks pidas seda,
et mina olen ka sellel tasemel, kus tema on või natuks allpool või kusagil, jah, peaaegu sama ja et tal ei ole vaja niisuguse asju enam rääkida mulle. Kahjuks ma pean ütlema, ta oleks võinud siiski rohkem tööd teha, ütleme peaosatäitjatega, ütleme Enn Kall minu keastuses, kui ma vaatan, ta jääb liiga üheselt tõrksaks niimoodi. Ta võiks ju hoopis mõnes plaanis midagi muud tema olemusest avada. Jürile meeldis sõjaga mängida ja sõda mängida. Talle meeldis ohvitser olla ja selles mõttes ta tõesti tõeliselt nautis seda. Jüril oli kõik floomastritega maastiku peale kõik need asjad ära tähistatud. See oli tõesti nagu tõeline mingisugune lahinguskeem ja siis tal oli see välitasku, ohvitseri välitasku rippus raketipüstol oli kabuuriga ja siis kuidas ta selle märgi andis. Kolm-neli korda pommitab Moskva kinopeavalitsus Müüri filmi. Küll on vääralt kajastatud sõjaaegseid sündmusi ja parteipoliitikat, küll pole Eesti sõdurite ümberkasvamine veenev. Peatoimetaja Remmelgas lööb vedeleks ja püüab võtteid peatada, Müür laseb edasi. Miks peame tõde varjama? Ärgem ehk otsigem siit Jüri mingit ideoloogilist versiooni. Üksnes vilksamisi söandab ta vaadata iseenda noorusse. No, viimati võeti noori lennuväe abiteenistusse. Seda sa oleksid võinud küll oma teada jätta. Lugu võtab sünge pöörde. Me oleks pidanud loogi veest välja tõmbama. Nüüd ei ole tal hauaküngastki ja emal ei ole kuhu minna. Kohalikud parteifunktsionäärid hoiavad hinge kinni. Võtted on parasjagu Saaremaal. Aga ütleme niiviisi, ma tulin sind kontrollima. Jüri ütles väga hea, et tead, siis vahetame riided. Ma ütlesin, ma olin täitsa tumm, mis tähendab vahetame riided. Ta ütles, sa tead ju filmi stsenaariumi ja seal on selline episood, et kuulsusrikas Vene armee võtab ühe Saksa Weltweebli vangi. Et ma mõtlen, sina võiksid selle osa ära mängida. Et vahetame nüüd riided, paneme sind sakslase moodi riidesse kogu selle Wehrmachti atribuutikaga ja minust muutus veerand tunni jooksul sakslane. Jüri teadis, et ma oskan saksa keelt enam-vähem perfektselt. No, pandi prožektorid põlema, saarlasi oli seal murdu. Mina hakkasin ennast Hollywoodi tähena tundma. Ja see osa hakkas mulle meeldima. Episoodi Saksa Weltweebliga pole ei stsenaariumis ega lavastusprojektis. Ja siis võetigi mind vangi. Kui see lugu üldse linti võetaksegi, siis igatahes valmis filmida ei mahu. Kustusid prožektorid ja oligi minu Hollywoodi tähelend otsas selleks korras. Jüri läheb oma dokumentaalsuse taotlusega lõpuni. Tehumardi lahinguvälja filmimisel jälgitakse teab kust hangitud originaalfotosid. Ma olin vist vahepeal surnud. Film saab valmis ja stuudio saadab Jüri Müüri üksinda Moskvasse filmi üle andma. Ta lömastatakse. Kinokomitee esimehe Romanovi räiges käskirjas leitakse Müüri isepäine teos ideoloogiliselt täiesti vildak olema ja juba lõpetatud filmi tootmine peatatakse. Peatoimetaja kaasstsenarist Remmelgas ähvardab tekkinud konflikti stuudiost lahkuda. Filmist lendab 10 minutit materjali välja, tehakse tobedalt deklaratiivsed juurdevõtted, monteeritakse ümber algus ja lõpp. Moskva lubab filmi kinolinale üksnes Baltikumis ja Karjala Soomes. Kuu aja pärast, augustis 1968, saadab Andropov tankid Prahasse.
Pärast seda ei tahtnud enam kinoga tegemist teha. Minu töötamise ajal polnud ühtegi filmi, ühtegi kõige süütuma süžeega, mille ümber ei oleks sahkamist, sest kärbsi püüti alati leida sealt, kuhu nad isegi ei munenud. Miks Jüri võtab teha Valge laeva? Sisuliselt KGB tellimusfilmi. Stsenaariumi asemel antakse talle Moskva rändstsenaristide Weinstocki ja Halfini konjunktuurne skeem. On see alkohooliku patukahetsus? Sõber Grisha Kromonov turtsub, sest Jüri on konformist. Või oli tal olemas mingi nupp, kuhu KGB vajutas ja ütles, et teed ära selle ja ta ei saanud vastu hakata. Sest KGB on jah, sellistes asjades geniaalne. Männi talus tapeti inimene. Seda ei saa tänase päeva seisukohast niimoodi öelda, seda KGB paskas, sest et see aeg oli hoopis teine. Ja selles kontekstis oli need asjad natuke teistmoodi kõlasid. Ja taas on Jüri võtnud kaaslavastajaks õpipoisiks uustulnuka filmis noore näitleja Kalju Komissarovi. Mitmenda juba. Uje assistent kaamera kõrval on Ago Ruus, meie siinse filmi operaator. Umbes 3% oli võetud selleks ajaks, kui see plärakas oli. Jah, umbes 3%. Praktiliselt kogu see aeg oli pilt just see, et üks mees oli põõsas ja 2 neegrit töötasid. Vaat milles oli asi. Kogu õnnetus oligi selles, et ta lihtsalt jõi ja juhtusid selle joomise pinnalt mõned niisugused lollid asjad, mis lõpuks oligi plahvatuseks läks. Ta mõnitas Karstekit, vaat milles oli asi. Ja sealt korraga siis oli see pläts, et aitab küll, lõpetame ära selle jama. Äkki tõmbas Jüri ise endale vee peale, kui taipas millega tegemist? Ei, täiesti kategooriliselt mitte. Täiesti üheselt mitte. Tähendab, ta nii nautis seda, seda positsiooni, seda, et nüüd on, see on seesama see militaarse rida. Turske maapoiss ei dikteeri enam sündmusi. Operaator Karsnek, filmidirektor Bobossova ja kaaslavastaja Komissarov teevad stuudiojuhtkonnale ettekande. Väsinud pidutseja võetakse parteibüroos hõisates rajalt maha, otse öeldes. Film läheb käest. Aga kui mees tööle jalgu jääb, üle parda. Jüri visatakse välja parteist, hiljem ka stuudiost, tahetakse ilma jätta režissööri kutsest. Filmi tiitritesse ta nime muidugi ei mahu. Tee viib Jämejala haiglasse. Ei esimest ega kahjuks ka mitte viimast korda. Ma rõhutan, et Jüris oli sellist ääretult palju energiat, minu arvates ääretult palju impulsiivsust, loovust, aga see oli seega, kus ta andis õudselt palju endast ära ja tal tekkis tühjus, vaakum, ärevustunne, depressioon kindlasti aega, sügav pettumus. Ja võt need sellised augud vajasid kinni katmist ja ta ei leidnud muud vahendit tookord. See oli ka omamoodi põgenemine, see on omamoodi ka kaitse, võib-olla ka selline teatud turvalisuse puudumine, ta ei saanud kellegi peale loota, seda ei loota ainult iseenda peale. See võis Jürit väga teravalt lõigata, see Valge laeva äravõtmine. Kui Jüri tuli ja tal ei olnud enam mitte kuskile minna. Ja ma ei ole näinud kunagi ühte niisugust mehise olemisega meest niimoodi nutvat, nagu Jüri minuga rääkis ja ütles, ma ei saa aru, miks ma olen selline, aga ma tean küll, et mulle on tehtud liiga, aga ma olen seda liiga olen ka endale ise teinud. Tal oli sellised sõnad. Taas puudus võib olla vahel selline, diplomaatiline paindlikkus, sest ta oli nii nagu
traktor, mis läks, millel oli ainult üks käik, ainult edasi, tal puudus nagu tagumine käik. Kino on olnud väga kuri oma inimeste vastu Eestis. Elul on kombeks edasi minna. Jüri raputab ennast kuivaks ja läheb Kalju Komissaarovile sutsu tegema. Siin koos Pärnu literaadi Mati Vagaga. On see leppimise märk? Ma ütlen veel kord, et meil ei ole olnud ühtegi, niimoodi nina-ninas kismat. Mitte ühtegi. Mitte ühtegi. Lehekülg 16, 3, isegi 4 alumist rida, sõnastus segane. Leheküljed 16 ja 17, kas raamatus kuidas valmib film on tähtis see, kas stsenaariumi trükitakse või mitte. Klopib ennast jälle vormi filmistsenaariumide kirjutamise ja filmiõpiku toimetamisega, aga see on ikka aseaine, leivateenistus. Leiab ennast mundrimehe rollis vastamise koolivend Viktor Slorentsiga. Palun. Härra Sõrmus, ma tulen kindlasti teie kontserdile. Kodus hakkas olt maganud. Saab kiitu Ollina osa eest. No siis olete umbes nagu oma kodus. Jahe on, aga ära pole siia keegi külmand. Ja hea rahulik ka, keegi läbi ei käi, sest kõrgemale siit ei pääse. Korstnapihke ronib kõrgemale. Korstnapihke ei käi korstna otsas magamas. Tema ei tulnud mulle kaebama oma hinge elu kohta midagi ja minul ei olnud tähelepanu või silmi tema jaoks. See on miin. Nii sama hästi võib see muti auk olla. No kui ongi, võib-olla ta ei plaavata. Kui sütik on kõvasti tisku saad, siis ta ei plaavata. Jüri on ju hirmus sõjamees. Siis ei ole mul paremat meest sellesse näitetrupikesse kui Jüri. Vaatamata sellele, et mina olin noor ja tema oli juba kogenud kinohunt. Ta arvas, et ta on hea proff ja selle ta tõenäoliselt oligi. Ja veel parem, võib-olla oli ta ka õpetajana ja mingisuguse filmi suhtumise tõestajana. Для эффекта мало реквизита, звонок и выстрел. Если убийство непреднамеренное, должны быть следы. Их нет, больше тянет на преднамеренное. Ищи профессионала. Jüri jaoks filmi tegemine oli võib-olla mingisuguse lahinguülesande lahendamine, mille pead sa ära tegema ja ellu jääma ja võidukalt lõpetama. Ja Jüri lähebki jälle sõtta. Sõtta rumaluse ja lauslollusega. Tema lapsemeelne usk filmi mõjuvõimu toob ta dokumentalistikasse. Et onupoeg Märt on ametilt agronoom ja Jüri isa oli agronoom ja kõik 13 põlve mulkidest esivanemaid on olnud põllupidajad, siis on Jüri naasmine maaellu ütlemata loomulik. Niisiis Tallinn filmi toimetuse tuba. Ja ma ütlesin seal sellise lause, et aga teeme filmi, kes tappis Juhan Küla. Arvates, et see jääbki kalambuuriks. Mehed haakusid, kes, mis, kuidamoodi Juhan Küla oli, aga üle Eesti tuntuks tehtud traktorist, väga töökas inimene, parajalt auahne. Ja kündis nii, et 37-aastaselt läks hauda. Me kirjutasime Jüriga stsenaariumi, mõne aja pärast ta sattus sinna, kus oli väga terane pilk peal. Juhan Küla nimi tõmmati maha. No lõppude lõpuks sündis film, Võõras higi. Ja siit samast kandist, kust me pärit oleme, meestest. Need olid Paul Pähklepa ja Ants Joala. Millal te viimati magasite? Kuule, eile sai üks tund, üleeile sai paar tundiki magata. Eile läks vähemalt läbi. Kui mitu aastat järjest niimoodi võib võistelda? Ega palju aastaid küll ei tohi vasta, mõned aastad ikka võib. Esiotsa on peatoimetaja Klaus Mikko küsitlejaks. Nõndanimetatud probleemfilme on ennegi tehtud, hoolikalt konstrueeritud kujundite ning ettevaatliku palju tähenduslikkusega. Ja ideoloogia valvekoortelt valusalt kõrvetada saadud. Ehk meenub Ülo Tambeki tapetud film Talupojad.
Jüri tulistab otse. Taas kord. Mida kaugemale sõudsime, seda rohkem ja seda suurema kiindumusega. Ta nagu ahmis seda maaelu nagu uuesti endasse tagasi. Ta ju tegeliku maapoiss. Kummaline küll. Ta ei põllumeheks. Ta nagu sündis uuesti. Jüri on näpu kuradile andnud. Nii aktiivse, öelgem siis kirgliku eluhoiakuga dokfilmi pole enne olnud. Filmimees sekkub ellu, vaidleb, esitab ebamugavaid küsimusi, argumenteerib, annab retsepte, õiendab keskkomitees. Ta ei saanudki paljudele meeldida. Ei saanud meeldida isegi kolleegidele, kes olid harjunud tegema ilusaid lugusid. Ta ei saanud meeldida partei ideoloogia võimudele, sest see kritiseeris pühamad sotsialistlikku võistlust. Sellist lugu ei tohi olla. Kas pole see äkki ideoloogiline dissidentlus? Meile vastati, et film tuleb teha ümber selliseks, nagu ütles Johannes Käbin. Mida ütles Johannes Käbin, keegi ei serveerinud. Tegijate argumendid on sedavõrd vettpidavad, et tobeda sotsvõistluse veel tobedamad eeskirjad muudetakse ära. Tõsi, väga pika hambaga. Sest saadik räägitakse Jüri Müürilikust Eesti probleemfilmist kui äravahettamatult ründavast otseütlemisega fenomenist. Jäämurdja. Küllap vist. Gorbatšovi toitlusprogrammist ei nähta veel undki. Ülepiitsutatud ja kurnatud organism häälestub tasapisi ümber dokumentaalfilmile. Aga ei, issanda teed on ära arvamatud. Tallinn Film on käivitanud Aino Kallase romaani ainelise keskaegse loo Reigi õpetaja. Režissööriks Jüri kursuse kaaslane Leida Laius. Aprillikuus lasti külmavereliselt käiku film, mille kunstiline lahendus eeldas talvenatuuri. Grupp sõitis välja, aegvidus hakkas vihma sadama. Kunstinõukogus taotletakse filmi prolongeerimist järgmisse aastasse. Direktsioon keeldub. Leida Laiusele ei meeldi käsikiri, ta ei leia sobivaid osatäitjaid. Nüüd on aga püha lehm, aastaplaan, järjekordselt ohus. Seda ma mäletan, et Leida oli haiglas ja ma käisin teda vaatamas ja ma pidin tooma temalt ära mingi paberi ja see oli ilmselt see Leida avaldus lahkumise kohta filmilt. Ja Leida ütleb mulle, et näed, et ma pean selle kirjutama. Et ega sellest filmist ikka välja ei tule, panen selle filmi maha. Ja niimoodi ma mäletan, et filmi pealt me ära tulime. Ja siis vaatasime seda materjali, see oli tõesti siit. Jürka Müür tuli sinna ja oli jälle juttu Leida materjalist. Jürka oli ka näinud seda materjali. Ja siis enne äkki niimoodi pöördus tema poole, et kuule, aga äkki teed sina seda? Ja siis Jürka nagu mõttes, aga suhteliselt kohe tuli. Jah, okei. Ja tead, mis ma sain aru? Ma sain aru, et tal, vaata, kui sa oled mängufilmi teinud, sa võid teha ükskõik mis asja pärast. See mürk on nii suur, et teised on ainult asendusained sellele. Ja minu arusaamismööda tal oli niivõrd üle küpsenud, ta ei olnud nii ammu mängukat teinud, et ta võttis kohe sellest kinni. Mina ütlesin Jürile, ära tee rumalust, palun ära võta seda teha, mõtle Leida Laiuse peal. Ja siis ma mäletan, et ma ütlesin niimoodi, et ma lähen sinu juurest ära, ma ei suuda sinu koos elada. Ühesõnaga, et ma lähen selle pärast sinu juurest ära, kui sa võtad selle niimoodi. Ja nüüd ta oli läbipekstud, alandatud ja haige inimene. Ta oli haige. Ja nüüd äkki tuleb stuudio juhtkond ja palub, et päästa stuudio. No, ma usun, et sellel mehel oli Märi Põlvini tol hetkel.
sa oled Dovženko õpilane. Kõik su sõbrad, kolleegid on eest ära läinud. Sa pole 10 aastat mängufilme teinud. Ja sa viskud ambrasuurile, ette aimatas oma ohvri mõttetust. Eelarvet juurde ei anta. Lõpptähtaeg jääb samaks, mis oli laiusel. Uue lavastusprojekti kirjutamiseks on 5 päeva. Üleüldse mulle tundub, et terve asi oli jõle kiirelt kuidagi taheti ära teha, aga seda ei saa nii teha. Sest Jüri tahtis teha ja ta oli kuidagi selle tempoga isegi nõus ja ta oli väge täis aga seal tekkis nagu see, et oot, mida me rabeleme siin nüüd? Tead, kui kõik niimoodi räägivad sulle, et sa päästad stuudiot, et mõtle kollektiivi peale, sa päästad stuudio sellega. Jüri pole seda filmi endas kandnud. Mõni aeg hiljem tunnistab ta ise. Kunsti ei saa teha külma südamega. Ja kunsti saab teha ainult niisugune inimene, kelle süda millegi pärast valutab. Tõeliselt edasi viiv kunst on alati, minu arvates on südamevalu kunst. See polnud päris Jüri film. Esiteks oli stsenaarium kirjutatud nagu naisrežissöörile, eks ole. Oleks võinud olla mehelikum, karmim asi minu arust üldse. Ja see oleks Jürile ju klappinud, eks ole. Aga stsenaariumis oli kusagil natukse juba, minu jaoks natukse sentimentaalne, suti niisugune romantiline ja vaat see võib-olla ei klappinud Jürile. Ma ei tundnud ennast hästi kaamera ees ja see on juba kohe märk sellest, et midagi on viltu. Ma tundsin ennast kunstlikult ja seda on näha. Ta otsis abi nagu Miku käest. Mikki see, ta ei tahtnud, eks ole, alguses sekkuda, mul on tunne. Hiljem küll, sest meie olime ka ju seal sees. Ta peab ju selle lõpuni tegema ja tema ise vastutab ju selle tegelaskuju eest. Selle eest ei vastuta mitte keegi teine, eks ole. Õpetaja härra! Siis me tõesti koos Jüriga ja Mikk ja mina ja istusime koos ja mõtlesime mingeid stseenikesi välja ilma tekstita või, aga mis annab äkki, eks ole. Filmi lõpetamine on hullem kui absurditeater. Stuudiodirektori ja peatoimete omavaheline kemplemine viib asjaosalised ahastusse. Montaažiks antud aeg kuivab kohutava kiirusega kokku. Midagi jääb puudu. Ta hakkas tundma, et asi hakkab ära libisema käest või ei ole see, mida ta tahaks teha või ei tule välja või ilmselt see. Mis siis veel jooma ei hakka, mitte see. Eks me olime ikka vahetevahel ikka Jüri peale väga verised ja väga vihased, kui ta ei tulnud võttele või ei olnud võimeline tegema või. Olime küll, jah. Aga andestasime. Hingelt on Jüri sõdur ja hea võitleja ning ta võitleb ka halba sõda lõpuni. Vaid abikaasa Kadile ütleb mööda minnes. Oleksin pidanud sinu intuitsiooni rohkem usaldama. Viimasel ajal kaldun arvama, et ma ei ole kõige kunstfilmide tegija. Võib-olla on mul selleks liiga loogiline, liiga maalähedane mõistus või ma ei oskagi öelda, mis asi see on. Ehtsa mulgina jätad taganemistee igaks juhuks lahti. Taad sünnitamisel, pohmeluses, merehaigena ja kinotegemisel. Inimene vannub, ütleb, et viimane kord ei enam emakene, aga kui mööda läheb, siis naerab ja tahab jälle. Relvituks tegeva kindlusega raiub. Igast väljapääsmatust olukorrast on vähemalt 2 väljapääsu ning pöördub tagasi dokumentalistikasse. Samuti murdunud. Peale keevitus tehtud, tugevdamiseks, ikkagi murdunud. Kaasrežissööriks tuleb Enn Säde, siinse filmi autor.
See tandem ei hooli eriti kujundite konstrueerimisest, vaid teatab avalikult. Mitte efektseid, vaid efektiivseid filme. Stsenaarium võttis meilt meeletult palju tööd ja aega. Nii palju tööd ei ole mina teinud ei kunstilise filmi stsenaariumiga, ei ühegi dokumentaalfilmi stsenaariumiga ei ole teinud, kui nüüd kokku nende 3 filmi stsenaariumidega me teinud oleme. See on ikka tohutu materjali hulk, mida me sinuga läbi lasime. Teadmiseks tippjuhile ja lohutuseks lõppjuhile. Lennukas moto jääb käsikirja sisse kirjutamata. On tähtis, et panna inimesed mõtlema ja mis peaasi, et võib ja tohib mõtelda ja on võimalik mõelda. Jüril oli võimet kaevuda sügavamale kui tema kolleegidele. Neid inimesi, kes üldse taipasid majanduse ja tehnoloogia arengu mõju kultuurile, oli üldiselt vähe ja Jüri oli üks nendest. Ta taipas seda, et see suur masinavärk, mis Moskvast peale tuli, et see eiras kohalikke väärtusi ja võimalusi. Et te olete ka millekski võimelised ja te olete ka enamat väärt, kui see suur tasalülitav sotsialism teile pakub. Künnimehe väsimuse käsikiri on piiride kompamine, kui kaugele lastakse minna. Moskva kinokomitee bosside ääremärkused on ehmunult küüniliselt salvavad ja kategooriliselt eitavad. Siin juba tuntakse müüri. Kas eestlased tahavad hüljata sotsialismi? Ja meie hasartsed vaidlused ajupestu činovnikutega Moskva peavalitsuses. Missugune mängu ilu. Loomulikult lükatakse stsenaarium mürtsuga tagasi. Aga Mihhail Gorbatšov hakkab areenile nihkuma ja me käivitume siiski. Isegi mitme filmiga korraga. Teeme filmi sellepärast, et midagi muutuks, sest on ikkagi väga imelik suur maa on olemas ja ta ei taha enam ära toita tema peal elavaid inimesi, keda ei olegi nii teab kui tihedalt. Ettevaatust jälle kivi. Juba hilja. Kultiveerida on vaja täna veel 14 hektarit. Me anname endale väga hästi ennuga aru, et see, mida meie teeme, on tegelikult raskem teha. Rohkem närve ja see on rohkem infarkti elukutse. Majandusseaduste ignoreerimine viib pankrotini. Jõuame põhja, ei aita, kuuleme, kuidas alt koputatakse, ka ei aita ja siis on lõpp, siis on varbat sirgu. Jäetis enam sugusi sula. Kontakt põllumeestega on silmapiltne. Nad usaldavad filmimehi. Enneolematu süvenemine maaelu probleemidesse teeb Jüri võrdväärseks partneriks agronoomidele, traktoristidele, koloosi esimeestele. Nende avameelsus filmingutel on jahmatav. Tsensoril on hiljem kõvasti higistamist. Ta näeb maailma palju laiemalt kui see, mille eest ta siis võitleb ja seisab. Probleem ei olnud mitte selles, et mingi masin lagunes põllul ära, mis Eesti oludes ei sobinud. Probleem oli selles, et mehed võidelgi endale kätte õigus seda teha, mida te koha peal õigeks peate. Mida see suur liit igal juhul ei tahtnud meile kuidagi lubada. Tal ilmselt puudus selline hirm või aukartus või aupaklikkus. Ta mürtsti sisse ja tuli kohe oma asjadega lagedale. Stopp, aitäh. Filmist tehakse Eestis vaid 2-3 koopiat. Sestap see kriibitus-kraabitus, mis siin silmi lööb. Leonid Brežnev on 6 aega tagasi surnud. Teatavas peataolekus filmipealikud on künnimehe väsimuse esialgu alla neelanud. Keegi sosistab Moskva kinokomitee koridoris kõrva. Malatsei, tublid poisid. Ja kui film saab Almata üleliidulisel festivalil esikoha ning 2 hõbemedalit, on suminad siin ja seal ohtrasti. Jüri tunneb ennast hästi. Võib-olla on need ta filmielu parimad päevad. Aeg-ajalt ju näib, et ongi võimalik oma peaga mõelda. Künnimees lööb TPI filmifestivalil mängufilme. Mida sa hing veel ihkad?
Eesti filmifestivalil jagab ta esikohta. Ja siis raksatab Moskvast käsk. Film ära keelata. Mida oligi vaja tõestada. Selle rauarega taga oli ka väga suur filosoofia. See protestis kogu aeg selle Descartesi maailma vastu. Et laske ometi ise regulatsiooni toimida, laske ometi. Kogu alltekst oli selles. Eriloaga saame filmi kinnistes auditooriumides siiski näidata. 100 seansid, puupüsti täis saalid, tundide pikkused vestlused. Oleme kui usukuulutajad või maailmaparandajad. EPA 2 seansi järel kirjutab Tartu partei asjapulk Jaan Kork keskkomiteesse kaebekirja. Filmimehed esinevad nõukogude vastaste juttudega. Ühel sellisel kinomatkal keerame sisse Toomale, Jüri lapsepõlve maale. Linajärvel pajatab ta põngerjate ujuma õpetamisest. Köis ümber kõhu. Vaatame vanaisa Matsimärdi tallu Kivilõppel Võrtsjärve ääres. See on nüüd rändhõimu poolt lagastatud. Rohkem ta siia Mulgimaale ei jõua, sest ta on juba vaba. On maailma ilma tuhandi ja rahvin kõik miljoni, üks ainus Mulgimaa, üks ainus Mulgimaa. Ta on jälle maapoiss, kes otsib põldudelt ja niitudelt jalajälgi õhus ning mälestuste lõhnu. Mõlemad peod on tühjad. Kõik on maha pudenenud ja laiali jagatud.